Sa räägid rinna häälega nii hästi, et näeb... Ja ma räägin. Hommikusöögiklubi. See on hommikusöögiklubi. Hommikusöögiklubi subi. Tere tulemast hommikusöögiklubisse. Hommikusöögiklubi alustab. Mina olen Tanel Padar, minu kõrval on Robert Kõrvits, oleme Rock FM-i hommikuprogrammi saatejuhid. Igal juhul head isu, head hommikusöögi jätku. Millise teabenõude olen peo käigus saatnud Paide linnavalitsusele, millele nad ei vastanud? Paide. Seal oli siuke veeklubi nagu mingi Madhouse või? Oli või? Rapla. Raplas oli see, jah. Aga siis ma ei tea. Muidu ma oleks... Äkki sa saatsidki sinna Paide linnavalitsusele, et mina tulin Madhouse'i, aga miks Madhouse Raplas on? Ei võinud olla. Peaaegu. See on mingi ajuvaba, see on seotud pidutsemisega. See on seotud pidutsemisega ja see oli nii ajuvaba, et ma isegi ei oska praegu seda kommenteerida. See oli öösel saadetud, kusjuures omavalitsustel on kohustus 30 päeva jooksul vastata. Päris nad vastasid. Kuigi küsimus oli nendel esitatud väga selge. Väga selge. Sõnastust veel lihtsamaks poleks suutnud teha. Küsimus oli, tere Paide linnavalitsus, millal tuleb järgmine kord Tanel Tatter Paidesse? Kui raske on vastata ühele küsimusele? Kuna ma tegin need küsimused ise, siis ma olen praegu väga hämmingus, et ma pean sellist asja küsima su käest. Mis oli minu tegelaskuju nimi sarjas? Kättemaksukontor. Sa oled kätekas olnud või? Käteka mees. Jah. Mis me sellest kohe alustanud? Seal on sellised naljakad nimed inimestel nagu Nelli teata nädala piigadel. Virgi. Ma arvan, et sul võiski olla mingisugune Ilmarine. Ei olnud. Natukene sarnane minu enda nimele. Träno. Tangens. Oli või? Ei olnud. No siis on Daniel, nagu Pandre. Peaaegu, aga midagi on veel puudu. Daniel? Sina või? Jah, põhimõtteliselt. Daniel. Daniel. Cool ju. Vist oli, aga ma ei mäleta. Huvitav, et ma selle küsimuse panin, sest ma ise tegelikult ei teagi, mis mu nimi oli. Kas sa surid seal ära? Ma vist alguses mind oli kirjutatud sinna nagu sisse nagu vist... Kauemaks? Päris alguses ma pidin episoodiliselt olema, siis ma olin päris mitu head osa. Marjoniga suudlesid ka või? Ja ma kahtlustan, et sinna see koer maetud ongi. Mitte sinna suudlusesse, aga äkki meil lihtsalt ei klappinud midagi. Ma ei tea, et ühesõnaga ühel päeval ma läksin reisile ja ma enam tagasi ei tulnud. Ja ma siiamaani tegelikult olen valmis. Kes see stsenarist on? Ma olen siiamaani hoidnud ennast ju tegelikkuses, miks ma üldse trenni teen ja jälgin kehakaalu ja kõik, et juhuks, kui nüüd väga palju aastaid hiljem peaks see kõne tulema, et ma saaks nagu kohe minna ja jätkata sealt sama koha pealt nagu eilne päev. Millise looma kasvatamises on mul 4. kategooria? Loomatee. Ma loodan, et nad ei ela inimese nii-öelda karvkattes. Ei. Need on... Kas need loomad elavad inimesega igapäevaselt koos? Jah. No siis ma välistaks põdra siis sellisel juhul. Selles on... Kas ma lähen välistamisteed või hakkan pakkuma õigeid vastuseid? Paku õiget. Ma pakun, et kui kategooriaid antakse, siis see ei ole kindlasti merisiga. Ta on asjalikum, sellest on mingit tolku ka. Mingit tolku? No meriseast tolku on väga raske leida. See on hobune. Ei ole, jah? No koer? Ei ole. Ta on nagu inimesega koos, aga ega ta inimesest suurt ei hooli. See on siis käigukasti remontiva jänese paberid. Inimesest pigem tahab põgeneda. Inimene tahab seda kätte saada. Erinevatel eesmärkidel. Okei. Ehk et siis... Ta elab inimese juures. Ta on arg. Kass. Kass ei ole arg ju.
kassikasvatuspaberit ma pole ka leidnud. Ja see on mingi ametlik dokument on sul, et sul on mingi 4. kategooria. Jah. Ma just vaatasin, mis nahast sul need saapad on ja mis karvast sul need sokid on tehtud. Tšintšilla või? Lamba kasvataja? Lamba. Päriselt või? Ja kitse ka. Kitse ka? Kitsetarkust mul väga ei õpetatud. Nii palju, kui sul on kodus, on maja ümber, on mingi võsa, ise ei viitsi trimmeriga seal mässata, siis võta kits. Kui sul on lihtsalt palju muru, siis võta lammas. Okay. Kui sa tahad, et sul utt jääks tiineks, punast ristikut ei anna. Okay. Vaata, Robert, ma olen muusik. Ma teen seda tööd, muusikutööd. See on pillimäng, see on laulmine, see on kohtumine fännidega, suhtlemine fännidega, suhtlemine raadiotega, intervjuud andmine, sulle olen käinud intervjuud andmas. Aga muusiku suur unistus on jõuda oma debüütalbumini. Ja minu küsimus on, mis aastal ilmus minu debüütalbum? Mis oli selle albumi nimi ja mis oli selle bändi nimi? Ma arvan, et samal ajal ma tegin saadet nimega Filter. Ma arvan, et ma käisin selle plaadi presentatsioonil Guitar Safaris. Oli või? Jah. Speed Free. Jah. Ja sa olid seal Kaanepäev koos vanaemaga. Just, Rutiga. Rutiga ja mis see plaadi nimi võis olla? Vanaema, I'm sorry. Ja kui sa ütled aasta ära, siis ma ütlen plaadi nimi ise. 99-2000. 99. 2001 vaevalt. Siis peaks olema 2001 ikkagi. Võib-olla. Ja plaadi nimi oli Woman Knows, sellepärast ma olingi seal vanaemaga peal. Just, no vanaema, I'm sorry on sama tegelikult . No, kui sa nii ütled, sorry mom. Aga vastab tõele jah, et see album ilmus enne Eurovisiooni. Et seal koha peal Kopenhaagenis oli päris suur segadus, et mehed tulid siukse partilooga, nagu everybody tulid sinna ja laulsid ära, siis ma jagasin seal lahkesti ka välismaa ajakirjanikel oma debüütalbumit. Ja järgmisel päeval ütlesin, et aga seda Eurovisiooni lugu seal peal ei olnud ja üleüldse oli kuidagi väga teistmoodi, et mis mees sa siis tegelikult oled? Ma ütlesin, et tegelikult ma olen see mees, aga tead, siin Eurovisioonil ma olen Daviga see mees. Olen kirjutanud ühest väga olulisest asjast Wikipedia artikli eesti keeles ja ma avastasin, et selle kohta ei ole. Wikipedia artiklit, minu jahmatus ja solvumine olid üheaegsed ning ka... See on, ma tean, mis see on. See kirjutasid Wikipedia lehe Robert Kõrvitsast. See on solvunud ja sa kirjutasid. Mitte keegi pole kirjutanud. Ei olnud. Vabandust. On sul siis Wikipedia või? Ma ei tea. Ei, no kus ma siis niimoodi? See on üks... On see asi või... See on asi. Sa tegid päriselt. Porgandi kohta. Uskumatu. Tipikaste. Tipikaste on õige ja porgand on peaaegu, sa oled õiges suunas minemas. Nüüd mõtle nagu, kui porgand on peenral. Jah. Tal on üks igav, ta tahab kellegagi rääkida. Mulle all on veel üks dude. Peedi kohta tegid? Ei. Pahtlit sööd. Vabal ajal. Aga muidu on üks selline nagu rohkem levinum asi. Las ma mõtlen. Ja, tunnen ära, see on kartul ju. See on friikartul. Friikartul. Aega võtsi, aga ma tegin selle ära friikartuli lehe. Sina oled aasta turismiedendaja, mina tahaksin Eesti kartulikasvatajate liidu poolt mingitki vimplit saada. Enda arust olen panustanud rohkem kui nemad. Ma loen sulle ette portsu nimesid ansamblitest ja kooslustest, kus ma olen olnud liige nagu ametlikult. Ja sinu ära arvata on, millises nendest ansamblitest ei olnud ma laulja, vaid ma olin räppar. Lahemaa rahvamuusikute ansambel,
Fresh Fish, sulgudes Sony Fans Club. Terved ja tugevad, Speed Free, Compromise Blue, The Sun, vallatud vestid. Ühes nendest bändidest ei olnud ma mitte laulja. See number 2 oli, see oli mingi täiesti pöörane. Fresh Fish, sulgudes Sony Fans Club. Kindel see? Ma tundsin nüüd meest, et igavesti jobu, ta naistes ei käinud, ei joonud ka õlut, jalas pannud pükse, rõivast pannud seljas, kraed pannud kaelas, arust oli paljas, hüppas, kargas, vastu seina märgas, kukkus siis maha lõbumaja taha, seal ta siis ootas, noori naisi kiikas, tuju oli hea ja raha oli palju, seisis seal nagu värisev kalju, jee. Midagi? Seisis seal nagu värisev kalju. See lugu rääkis sellest, et vanad naised on head, neil on palju pappi.